tere! Täna ma räägin Euroopa Osmanite riigist ja moslemitest. Osmanite riik oli paljurahvusline riik, mis sai oma nime Osmanite dünastiast. Osmanite impeeriumi asutas 1899. aastal Anatoolia Türgi hõimude juht Osman I. Osman I laiendas oma kuningriiki ja ühendas paljud iseseisvad Anatoolia riigid ühe valitsuse alla. Osman moodustas ametliku valitsuse ja võimaldas religioosset sallivust inimeste suhtes, kelle ta vallutas. Selle aja kohta oli see Euroopa kõige suurim ja võimsam naaber. Sellel oli mitu pealinna, nende nimed olid Bursa, Edirne ja Istanbul. Istanbul ehk endine Konstantinoopol. 1453. aastal vallutas Osmani impeeriumi Mehmed vallutaja juhtimisel Bütsantsi impeeriumi pealinna Konstantinoopoli. Linn nimetati ümber Istanbuliks ja sellest sai Osmanite impeeriumi uus pealinn. Osmanite impeerium saavutas oma haripunkti Suleiman suurepärase valitsuse ajal. Ta valitses aastatel 1520 kuni 1566. Selle aja jooksul laienes impeerium ja hõlmas suurt osa Ida-Euroopast, sealhulgas Kreekat ja Ungarit. Osmanite impeerium hakkas langema 1600. aastate lõpus. Seal hakkas laienemast ja hakkas seisma silmitsi India ja Euroopa majandusliku konkurentsiga. Sisemine korruptsioon ja halb juhtimine tõid kaasa pideva allakäigu, kuni impeerium kaotati ja Türgi riik 1923. aastal vabariigiks kuulutati. Osmanite impeeriumi juhti kutsuti sultaniks. Sultani tiitli päris vanim poeg. Kui uus sultan võimule võttis, panid ta kõik oma vennad vangi. Kui tal oli troonipärijaks oma poeg, laseb ta oma vennad hukata. Osmanite impeeriumil oli ka hüüdnimi. Seda kutsuti ka Euroopa haigeks meheks. Seda kutsuti Euroopa haigeks meheks, kuna see on märk sellest, et kunagine suur võim on nüüd langemas. Tänan kuulamast!